2025. aastal sündis Eestis 9240 last ja see on Eesti statistika ajaloo uus negatiivne rekord. See number näitab, et sündide arv on Eestis oluliselt vähenenud, eriti just viimased 4 aastat. Enne seda oli meil periood, kus sündimus oli natukene kõrgem, umbes 13-14 000 uut last aastas. Keskmiselt olid lapse saanud emad 31,2 aastased ja esmasünnitajad olid keskmiselt 29,4 aastased. Esmasünnitajate keskmine vanus on viimastel aastatel tõusnud, aga kui me vaatame kaugemasse minevikku, siis see on muutunud märkimisväärselt. Ehk siis mõnikümmend aastat tagasi oli tüüpiline sünnitamisvanus 20-ndates, nüüd on see nihkunud 30-ndatesse. Kui 2000. aastal oli 40-aastaseid ja vanemaid sünnitajaid vaid üksikuid, siis praegu on nende osakaal juba 8%. Statistikaamet uuris inimeste põhjuseid, miks nad tahavad lapsi või ei taha lapsi Eesti sotsiaaluuringu käigus ja me vaatasime 2024. ja 2025. aasta andmeid ning sealt tuli välja, et kõige sagedamini tuuakse lapse saamisotsust mõjutava tegurina välja vanust. Sellele järgnesid majanduslikud põhjused ja 21% vastajatest tõi välja ka ülemaailmsed mõjud, näiteks keskkonnaprobleemid või siis ebastabiilsuse. Viimastel aastatel on näha, et järjest on tõusmas abielu sündimuse osakaal. Kui veel mõned aastad tagasi sündis abielust 40%, 43% kõigist lastest, siis sel aastal ligines abielust sündinud laste osakaal juba 48%.